Meie teine osa, kuna nüüd juhtus meil tehniline apsakas, viib meid laupäeva, kui ilmusid uudised moslemi usulise kohta, kes häkkis sisse EKRE ja mitme teise veebilehe sisse. Meie reportaaž eilne on siin. Nagu te sellel pildil näete, siis siin on kirjas Hacked by Geno Menedze ja Islami kirikaablitoga all. See oli horisont.ee veebiekraani tõmmis. Rünnati Eesti Vabaerakonna veebilehte, kui kirjutati libapressiteadet. Vabaerakond muutis nime Eesti libertaar feodalistlikuks erakonnaks. Küllaltki keeruline nimetus ja arusaamatu, miks seda tehti. Nii palju siis sellest. Ja lõpetame selle nädala kokkuvõtete saade päris huvitava teemaga. 7 aastat sõja lõpust, kuhu rajati Nõukogude baasid Eestis. Ja kohe tuleb ka video, jääme ootele. 28. september 1939. Moskvas kirjutati alla Eesti Vabariigi ja Nõukogude Liidu vaheline vastastikuse abistamise leping 10 aastaks. Mõlemad pooled lubasid teineteist aidata 3. riigi kallaletungi puhul. Need siin on alad, mida Eesti andis Nõukogude sõjaväele baaside loomiseks Saaremaal, Hiiumaal ja Paldiski linnas. Rajati nii laevastikubaase kui sõjalennuvälju. Oktoobris alanud sissemarsil ületasid Eesti piiri 21 347 meest, 78 suurtükki, 238 tanki, 255 lennukit. Eestil puudus kontroll mereväebaasidesse saabuvate laevade ja nende veoste üle, mis andis Nõukogude Liidule võimaluse sõjaväelaste arvu suurendamiseks. Eesti sõjaministeeriumi andmetel oli 1940. aasta aprillis baasides kokku lepitud 25 000 mehe asemel 31 648 meest. Suurtükke oli 100, tanke 386 ja lennukeid 378. Eesti oli sunnitud järele andma ka Nõukogude Liidu survele mitte lugeda 25 000 mehelise piirmäära hulka laevadel paiknevad mereväelased ja baaside ehitamiseks kasutatud abitööjõudu. Baasid üksuste juhtimiskeskused paiknesid Tallinnas, Haapsalus ja Paldiskis. Suurem osa maaväe üksustest paiknes Läänemaal ja Pakril. Mere ääres paiknenud baaside territooriumid olid mõeldud peamiselt rannakaitse suurtükipatareide rajamiseks. Patareide asupaiku ümbritsenud merealal keelati laevaliiklus ja kalapüük ning nende kohal lennuliiklus. 1940. aasta aprilli määrusega suleti erasõitudele suur osa õhuruumist. Saaremaa, Hiiumaa ja Tallinna vaheline ala. Mais loodi alalised lennukoridorid Nõukogude Liidu lennukitele. Niinimetatud baaside aeg sai läbi juunis 1940, mil Nõukogude Liit esitas uue ultimaatumi, kus nõuti täiendavate väeosade sissetoomist ning uue Nõukogude Liidu meelse valitsuse ametisse määramist. Ultimaatumist oli võimatu keelduda, sest Punaarmee oli koondanud Eesti piirialadele hiiglaslikud väeosad ning keeldumise korral oleks alustatud relvastatud sissetungiga. Eestil ei olnud võimekust Punaarmeele vastu seista. Rahvusvahelise õiguse seisukohast oli alates 16. juunist Eesti okupeeritud riik. Selline dramaatiline hetk siis Eesti ajaloos 75 aastat tagasi. 5 aastat pärast seda lõppes Teine maailmasõda.
millest me järgmine nädal räägime ja mida me sellel tuleval nädalal nüüd teeme, seda juba järgmises kokkuvõtete saates, mida juhib Eesti kodanik, ehk siis mina. Aga olgu siis kõik. Võimalik, et me laseme veel ühe saate eetrisse, aga täpselt me ei oska midagi öelda. Nägemiseni!